Ma tunnen vastutust ennekõike isiklikus vaates ja seeläbi tuleb see ka korraldajana, et ma olen alati austusega loodusesse suhtunud ja see on kandunud kindlasti edasi ka kõikides ettevõtmistes, mis ma teen, et ka meie rajad läbivad põlisloodust suures osas ja meil on see põhimõte juurdunud väga sügavalt, et mis me sinna tekitame ja jätame, selle me peame sealt ka ise ära viima, et see on reguleeritud nii osaleja juhendis kui meie enda siis ürituse järgses tegevusplaanis. Et kui me võtame näiteks suusamaratoni läbimise, siis ürituse juhendis on juba päris pikalt see sees, et kui tuvastatakse prügi loodusesse viskamine väljaspool rajal ette nähtud prügialasid, siis seda osalejat ootab ees diskvalifitseerimine. Talvel ürituse päeva järgselt prügialades koristatakse ära, aga ikka võib midagi lume sisse jääda, mida ei märgata. Selleks kevadel teeme koristuspäeva, kogu 63 kilomeetrit käime läbi ja võtame sealt kaasa veel kõik, mis sinna on jäänud. Meil need liikumistrassid on nagu kindlalt on üks rada määratletud, et seal ei juhtu seda, et keegi läheb siis juba ette tehtud raja pealt kõrvale looma siis, või rikkuma mingit uut looduskaitsealust, mingit kasvuala rikkuma või midagi sellist, et see on selles mõttes meil on üks konkreetne trass, mida me hooldame, hoiame korras ja viidastame ja tänu sellele on ka siis sellel ümbritseval loodusel koormus natukene väiksem. Korraldajatena me paneme väga suurt tähelepanu sellele, et see asukoht, kus me üritust korraldame, et peale üritust oleks kindlasti vähemalt samas seisukorras nagu enne või siis isegi paremas, et kohati me korjame sealt võib-olla seda prügi ka üles, mis seal eelnevalt oli. Et üldse mulle ei meeldi et kui jääks mingi lint kuhugi või mingi prügi maha meist, et see tekitab kuidagi väga vale nagu see oleks korralduslikult väga vale. Lisaks need orienteerumisüritused, päevakud on meil linnas, et siin on raske võib-olla seda keskkonnale võib-olla nii suurt mõju avaldada, aga need rogainid on meil üle Eesti igal pool looduses, et seal kindlasti see ongi selle rogaini võlu, et me viime inimest loodusesse kuhugi erakordsesse kohta võib-olla Eesti mõttes, et see on kindlasti ka tähtis, et see säiliks, et teised säilitavad seda ja me ise säilitame seda, et meil see loodus on kindlasti unikaalne ja see ongi meie visiitkaart, et see tuleb hoida ja siis me saame seda ka 10 aasta pärast uuesti seal orienteeruda ja muid üritusi korraldada, et kindlasti on see väga tähtis meile. Tegelikult meie üritame käia nendel üritustega ikkagi sellistes kohtades, kus kas on terviserajad juba olemas või on RMK mingid rajad, et me tegelikult otseselt ise kuskile radasid sisse lõikama ei lähe. Nende keskkonnateenistusega me peame ikkagi aeg-ajalt konsulteerima, sest kui ikkagi vaarikavõrsed on kõrgeks läinud, siis tuleb need natuke väiksemaks võtta. Nii et selles suhtes üldiselt keskkonnateadlikud ettevõtted ja RMK hoolitsevad nendel radadel, mida me kasutame, lihtsalt me peame nendega läbi rääkima.